Tavaliselt käib loomadele hoiukodu pakkumine nii, et pöördud mõne turvakodu poole, täidad ankeedi ja siis vast läheb õnneks. Iiris leidis oma kassiemme Cats Helpist. Ema kass siis leiti tänavalt ja ma Facebookis nägin. Siis ma kirjutasin abikaasale, nii, mina nüüd võtan. Ja nii see samal õhtul siis see kassiemme mulle koju jõudis lõpptiinena. Nii et pojad sündisid siin? Jaa, pojad sündisid nädal aega hiljem siin. Aga kus see kassiema nüüd on? Kassiema on tagasi kassitoas. Et kuna ta ei leppinud meiega ja mul on väikesed lapsed, siis ma ei saanud teda siia jätta. Ma tegelikult lootsin, et ta oli üle 2 kuu meie juures, et ta hakkab meiega leppima, et ta oleks siis võinud senikaua siin olla, kuni ta oma päris kodu leiab, aga kahjuks ei läinud niimoodi. Ikkagi ema oli 2 kuud siin, jah? Jaa, ema oli, jah. Siis ema õpetas neile kõik, mis vaja. Jaa, ema õpetas kõik, mis vaja. Et tegelikult oli, kui ma kassipojad sain, või kassi ema siis sain kassi liiva, krõbinad, kõik sain kaasa. Siis, kui ma pakkisin neid asju lahti, siis ma mõtlesin appi. Pisike lutipudel, piimapulber. Siis ma mõtlesin, okei, sellega ma küll ei olnud teadlik, et ma pean hakkama võib-olla neid lutitama siis. Aga siis ma mõtlesin, et hea küll, mul on endal väike laps. Sööb 2 tunni tagant, saan ideaalselt hakkama. Aga õnneks nii ei läinud ja kassiemme ikkagi oli väga-väga tubli meil. Ja kõik koolitas välja, olenemata sellest, et ta meiega nagu kontakte ei tahtnud, siis ta oli väga tubli. Ta oli ikka tige, sisises ja kallale ei tulnud, aga ikkagi oli näha, et tänavalt ja ta ei usalda. No, sul on juba omal 3 last. Miks sul oli veel kassipoegi tarvis? Tegelikult see tuli mulle niimoodi, et meie oma 12-aastane kassis lahkus meie hulgast. Ja kui ma seda kassi nägin, siis ma mõtlesin, et see on see hetk, kus ma pean kedagi nagu aitama. Ja see lihtsalt tuligi. Siis ma mõtlesin, et vahet ei ole, 3 last tulevad kassipööd, ma saan kõigega hakkama. Ja nii tegelikult ongi. Mida teie kassidega teete? Mängime. Süüa ka annate? Vahepeal. Kus nad magavad? Kas kaisus äkki? Vahepeal magavad kaisus, kui nagu paitada neid väga palju. Iga öö nad magavad puuris. Aga ükskord nad magasid isegi väljas, aga siis ma ei saanud terve öö magada, kuna nad lihtsalt hüppasid üles alla mu voodist. Puuril siis on uks kinni? Jah. Kas nad lähevad vabatahtlikult puuri? Ei, me peame neid ikka võtma, et panna puuri. Mis nüüd nendest kiisupoegadest edasi saab? Edasi eile me käisime vaktsineerimise kiibistamas ja tegelikult otsivad nad oma kodu. Et üks siis jääb meile. Et kuna ta meid välja valis, tema on tupsu, tema meid välja valis siis, et siis tema jääb meile. Tema hoiab kogu aeg pesamunna Tommi ligidusse. Aga ülejäänud otsivad kodu. Kassipojad agaralt armastavad beebimänguasju. Küll läheb käiku beebitool, mänguasjad. Siis meil on üks kuubik, kus on klotsid sees. Nad ronivad sinna peapidi sisse. Üritavad välja saada, jooksevad mööda tuba sellega ringi. Et pigem ongi see, et ma tõstan beebimänguasjad maha, et beebi on ka põrandal. Ja siis nad kambakesi kõik seal pahnavad ja otsivad omale meil lemmiku siis. Ühe kassi ma sain alles äkki selle nädala alguses nurruma. Polnud kordagi nurrunud, ma arvasin, et ta on, kutsusin siis rikkis sokike. Et ei nurrunud, aga nüüd hakkas temaga nurruma. Tema on sokike. Tal on sokid jalas. Kuidas need nimed olid? Täppi, Sokki, Tupsu ja Iti. Kui loomale hoiukodu pakkuda, siis pole vaja ülearu muretseda, kuidas hakkama saada. Turvakodud aitavad igati. Meil oli juhus, kus siis ühel kassipojal oli alguses siis silmapõletik ja siis Cats Helpi vabatahtlik käis iga päev, sõitis mulle siia, käis ravis seda kassi, et teatud asjad olid need, mida mina nagu teha ei julgenud, ei saanud, et kuna see ema kass seal natuke kuri oli. Aga ei, igatepidi igalt poolt, kui kirjutad neile, saad kohe sealt abi, mitte mingit nagu muret ei ole. Miks üks pere peaks kiisu võtma endale? Sest nendega saab nagu mängida ja see toob nagu tuppa rohkem nagu rõõmu ja nii tundeid.